meeletu aeg, mu sees vaikne tee. Kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tuules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel, mis alles on veel. Kõik sai uue hoo sisse siis, kui Agne ja Hanno otsustasid Teedule helistada. Ranniku talu ümber toimuv oli muutunud liiga kummaliseks, et seda enam ainult omavahel kanda. Kui Teet asja Aapole seletas, läks too elevile. Mis mõttes Saaremaal on komissar Kirst? Ma tahan seda meest oma silmaga näha. Nii võetigi sõit ette. Saaremaale tulid koos Teedu ja Aapoga ka Elena ning Säsil. Kuressaares kohtusid Teet ja Aapo komissar Kirstuga, kes kuulas nende jutu ära. Pärast kohtumist saatis Teet Aapo mulla käest materjale tooma. Aapo koputas uksele, kuulis noore naise häält ja astus sisse. Kabinetis ootas teda noor brünett uurija Birgit Muld. Aapo jõudis kohmetult küsida, et vist eksisin uksekesega. Te vist olete sekretär? Naine vaatas talle rahulikult otsa. Tere öeldakse meil ka. Aga ei, ma ei ole sekretär, vanem uurija Birgit Muld. Aapo tuli küll toimiku järele, aga jõudis Birgitile ka kohvikut pakkuda. Teet vaatas hiljem talle otsa ja küsis kuivalt, said materjalid kätte või käisid kosjas? Aapo muigas ainult. Samal ajal möödus Ranniku talus õhtu rahulikumalt. Hanno tegi võileibu, Säsil kiitis neid suure suuga ja Elena püüdis meeleolu kergemana hoida. Kuid öö enne väljakaevamisi oli rahutu. Äike rullus üle metsa ja hommikuks oli terrassile ilmunud valge liilia. Keegi ei olnud näinud, kes selle sinna tõi. Järgmisel päeval saabusid politseinikud. Suure sammaldunud kivi ja vana kase juures hakkasid nad maad lahti kaevama. Mõne aja pärast oli selge, et maa oli oma saladust hoidnud kaua, kuid mitte igavesti. Säilmed olid leitud. Vanemurija Birgit Mulla saabumine Ranniku tallu muutis õhkkonda. Ta vaatas paiga ise üle, kuulas Teedu selgitused ära ja tegi selgeks, et nüüd ei ole see koht enam lihtsalt metsasiht, vaid uurimispaik. Pärast vihma lõhnas mets raskelt ja vaikis. Tagasi tulles viskas Aapo, ma ei imestaks, kui see fuuria on Kirstu tütar. Ent majas ootas uus vapustus. Säsil läks sauna kütma ning leidis sealt laualt seapea, mis oli varem Agne ja Hanno autokapotile pandud. Teet reageeris kohe. See on asitõend. Absurd muutus hetkega ametlikuks, kuid see polnud veel kõik. Puu- ja kolahunniku varjust leidis Säsil vana roostes metallkarbi. Ta tõstis selle kätte ja mõistis, et see ei ole lihtsalt ese. Karbis olid vanad kirjad. Agne, Elena ja Säsil lugesid need läbi ning otsustasid esialgu vaikida. Midagi neis ei olnud otseselt läbimurdelist, kuid üks detail jäi õhku rippuma. Rosaliel oli olnud tütar, kes pärast ema surma lastekodusse viidi. Kirjad pandi tagasi karbi ja peideti sauna eesruumis diivani alla. Õhtu möödus vaikselt. Saun sai kuumaks ja mindi lavale, aga mõtted jäid karbi juurde. Järgmisel päeval suundusid Teet ja Aapo Lindat ja Raimondit küsitlema, kuid neid ootas ees ootamatu vaatepilt. Linda ja Raimondi värava taga seisis kiirabiauto. Just sel hetkel konstanteeriti Raimondi surm. Esialgse hinnangu järgi oli tegu loomuliku vanadussurmaga, aga Teet ei jäänud rahule. Arvestades seoseid Ranniku talu looga, nõudis ta lahkamist. Linda ärritus. Minu abikaasat ei lahata, ütles ta järsult. Pingeline vaidlus venis, kuid lõpuks suutis Teet komissar Kirstu veenda, et lahkamine on vajalik. Põhjus ei olnud ainult surm ise. Teet oli omal käel uurinud ja leidnud seose. Linda oli Rosalie tütar, seesama laps, kes oli kunagi lastekodusse viidud. Hiljem, kui lahkamise vastused saabusid, muutus kõik tumedamaks. Raimond ei olnud surnud loomulikku surma. Unerohu väike üledoos ja padjaga põhjustatud lämbumine viitasid selgelt sellele, et keegi oli tema surmale kaasa aidanud. Teedu kahtlus langes Lindale. Linda taustast selgus, et ta oli kunagi õppinud õendust ja töötanud hooldekodus sanitarina. Tüli Raimondiga oli olnud olemas, motiiv samuti. Raimond ei olnud tahtnud, et Linda Ranniku talu suvitajaid hirmutaks. Aga kõige rahutumaks muutus Linda alles siis, kui tema juurde ilmus kummitus. See ei olnud tema isa Tambet, nagu ta esmalt arvas, vaid Georg Ateva, mees, kes oli kunagi Rosaliele kirju saatnud. Linda nägi teda õues valge liiliaga, siis ukse taga, siis oma elutoas tugitoolis istumas.
Mine ära, Georg, sina tapsid minu isa Tambeti. Mõrvar, karjus Linda ja ta kuulis vastust. Mina tapsin Tambeti kogemata, see oli õnnetus, kuid sina tapsid oma abikaasa, et varjata tõde. Kui kummitus kadus, teadis Linda, et see ei jää nii. Samal ajal hoidsid Agne, Elena ja Säsil endiselt kinni oma otsusest vaikida, kuid saladused ei püsi peidus igavesti. Hommikul terrassil kohvi juues, kui laual olid tumerohelised kruusid, presskan ja singivõileivad, tundis Agne, et edasi lükata enam ei saa. Ta tõusis, läks tagasi sauna juurde, võttis peidetud karbi välja ning tõi kirjad lõpuks teiste ette. Nüüd ei olnud see enam ainult mineviku lugu. See oli saanud olevikuks. Jätkub.